tugevat tervist, jaksu ja jätkuvaid õnnestumisi. Toomas Asser, rektor, medali uue versiooni, mis näeb välja selline. Pärast 70 eluaastat tavaliselt uusi teadusprobleeme ei võeta, aga Ülo Lepik vaimustas alles selles eas kaoseteooriast ja hiljem paari valikutest ja nende rakendamisvõimalustest diferentsiaali integraaltõrgute lahendamisel, et tema monograafilises vallas ilmus Springeri poolt alles aastal 2014. Oma huvi kaoseteooria vastu on akadeemik Lepik ise sõnastanud nõnda, et see on suhteliselt noor teadus ja huvitav oluline arengavates tekkimisest viimase 20 aasta jooksul nagu ka seda, kuidas seada välja töötatud ja järjest juurde tekkivad teooriad ja avastused levivad vaikselt teistesse teadusvaludesse, tekitades ka neist täiesti uusi lähenemisi. Ja praegu on enam täpselt ühtegi valdkonda alates loodusteadustest ja lõpetades majandusteadustega, kus ei oleks kas või osaliselt tehtud kaoseteooria põhimõttel. Indikaatorite armastajatele juurde märkida, et andmebasis Scopus andmetel on Ülo Lepik enim tsiteeritud Eesti matemaatika aastatel 2010–2015. Loomulikult on ta tuntud hinnatud ka teaduspopulariseerijana, õpikute autorina. Koos Levit Rootsi kirjutas ta juba päris ammu teede rajavaja seni kindlalt parimat eestikeelse õpilase mehaanika õpiku ja koos akadeemikul Angerlehtiga avaldas ta monograafia kaose raamatus on samuti kasutusele õpikule. Lisaks veel mõned raamatud. 10 aastat tagasi, 90. sünnipäeva puhul ajalehe Postimees antud intervjuus ütles tänane juubila, et teadust ei saa alati võtta rakendusega. Teaduses tuleb töötada maruks, mis tuleb hiljem osutada väga vajalikuks. Nii näiteks töötab temal välja matemaatiline loogika ja keegi nüüd ette see rakenduse, aga nüüd see infotehnikas on selle ette. Me ei või kunagi teada, mis võib muutuda aktuaalselt vajalikuks. Ja see loomulikult kehtib ka täna, võib-olla veel enam. Tema õpilase professor Andres Sandberg sõnul on kogu akadeemik Lepiku elu kui sild Eesti Vabariiki üle Nõukogude aja. Ülo suutis kõigis neis aegades endast kanda teaduslikku eksellentsust, aga samas jääda inimeseks, teadlaseks suur alguslähega ja anda sulle üle sinu teise kodu suu Eestist. Ma julgen seda öelda sellepärast, et Tartu teevad suureks ja vägevaks meie inimesed. Ja Ülo Lepik, teie olete oma imelise elu jooksul olnud heaks teenäitajaks ja eeskujuks sadadele ja sadadele noortele ja oma teekaaslastele. Soovin teile tugevat tervist, head käekäiku ja toredaid hetki. Et professor Lepik on töötanud Tartu Ülikooli meteoroloogia observatooriumis ja mitte üks kord, vaid korduvalt. Nendest temaatikutest, mida siin viimastel aastakümnetel professor Lepik on harrastanud, näiteks kaoseteooria, et ka lähtudes sellest sobiks see väga hästi meteoroloogia ja klimatoloogia valdkonda. Et eks me tule kõik sealt algusest ikka tagasi. Võiksida seda päris tõde. Ja see on see, mida leiab matemaatikast. Nende isiku omadusteta ei oleks Ülo Lepik pürginud nii noorena ja samas ka nii lühikese aega professoriks ja oleks teinud nii märkimisväärset teadust teoreetilise mehaanika valdkonnas. Öeldakse, et sageli areneb teadus ja tekivad uued mõtted just distsipliinide piirialadel.
Ja juba Ülo Lepingu uurimise valdkond teoreetiline mehaanika iseenesest on ju piiriala matemaatika ja füüsika vahepeal. Ja tema teadussaavutused seal on kahtlemata rahvusvahelist silmapaistavad. Et südamelähedasemad teemad olid siis elastsete plastsete varraste ja plaatide stabiilsuse ning jäikplastsete plaatide koorikute uurimine ning kui me räägime siin piirialadest, siis Ülo Leping oli üks esimesi teadlasi maailmas, kes kasutas optimaalse juhtimise teooria vahendeid, siis eeskätt Montreali maksimumprintsiipi jäikplastsete koorikute optimeerimisel. Oma õpilastele andis Ülo väga suure vabaduse oma uurimustööd teha. No, tänu sellele muidugi ei saanud need ettekirjad võib-olla nii kiiresti valmis, kui oleks tugeva distsipliini või juures saanud, aga ma arvan, et kõik me õppisime selle käigus siis otsima ja eksima ja lõpuks ikka sai kõik valmis. Tänasel juubelipeol seab end ootusärevalt valmis ka Eesti Matemaatika Selts, mille eelkäija Akadeemiline Matemaatika Selts loodi Tartu Ülikooli juurde 95 aastat tagasi, 1926. aastal. Asutamiskoosolek peeti siinsamas aulas. Siinsamas saalis 34 aastat tagasi, 1987. aastal oli seltsi taasasutajate seas ka professor Ülo Leping. Kohta, millal lugupeetud professor Ülo Leping lõpetas Hugo Treffneri gümnaasiumi. 1940. õppeaasta oli Hugo Treffneri gümnaasiumile mitmes mõttes eriline. Sel õppeaastal lõpetas esimene noormehi, kelle õpingud olid kestnud 12 aastat. Sellega oli lõpule jõudnud aastaid varem alustatud koolireform. Need noormehed jäid ka kauaks ajaks viimasteks, kes omandasid hariduse ja said kooli lõpudiplomi iseseisvas Eesti Vabariigis. Ja lisaks sellele, et ta on Isamaa loomulikult õpetaja ja ka hea kolleeg. Kooli ajal, ta tõtta mulle küll kindlasti mingit õpetust ei jaganud, järeleaitamist olnud vaja. Ta on seda korduvalt öelnud, väga kahju on tollastest headest õpilastest, kellest ta ootis väga palju selles koolkonnas, millega ta oleks võinud palju ära teha, sest et need samad asjad, millega ta väidetavalt tol ajal tahtis alustada, on alles nüüd mitukümmend aastat hiljem jõudnud tõsiste tulemusteni, mis oleks võinud olla ka tema reaalne panus teaduses. Ja loomulikult ma soovin kogu meie pere sugulaste poolt parimat tervist jätkuvaks palju. Seda ma soovin igal päeval kodus, aga siit saamist on seda uhke maha. Dear many thanks for your kind invitation to Professor Ülo Leping on 100th birthday celebration. Ma olen olnud 80 aastat ülikoolis tööl, 20 või 30 aastat Teaduste Akadeemias akadeemia liikmena ja Tartu linnas, olen ka Tartu linna suure õpikavale olnud üsna keerukas, üsna pikk ja keeruline ja tahaksin tänada kõiki oma kolleege, õpilasi ja kaastöötajad selle eest, et nad on mind vastu võtnud, on minuga koos töötanud ja andnud oma panuse minu töösse. Tänan kõiki.